Euroopa Liidus kehtivad täpselt samasugused nõuded toodete mahule, nagu Eestiski. Ehk siis kõik tooted võivad olla maksimaalselt 2 milliliitrit ja kui on näha selline visuaalselt suur korpus, siis seal on 10 milliliitrit, 20 milliliitrit, 24. E-sigareti korpuse suurus ehk maht juba reedab selle, et tegemist on illegaalse tootega. Teine pool on selle puhul mitte vähem olulisem fakt. Nimelt ostes ja otsides odavamat võimalust me selle võime küll kergesti leida, kuid me ei tea, mida me endale sisse imeme. Kahjuks keegi ei tea, mis seal sees on. Paraku on suuresti need tarbijad noored. See probleem, mida me täna silmime ja tegelikult mida me näeme aktiivselt, on noorte tarbimine, kes ei ole mitte kuidagi selle tootegrupi sihtgrupp. See must turg ongi tegelikult teinud need tooted inimestele kättesaadavaks ja põhjuseid, miks see olukord on täna selline, ilmselt on palju. Üks põhilisteks põhjusteks on võib-olla erinevate suhtlusvõrgustike areng. Paljud nendest võrgustikest on läinud anonüümseks. Kogu seda äri on võimalik ajada väga organiseeritult, väga anonüümselt ja tänasel päeval tõesti ametlike kaupmeestena peame tõdema, et kogu e-sigareti tootegrupist, mis müüakse, suurem osa moodustab illegaalne kaubandus. Just e-sigarettide sisu ehk vedelikud, mida sellistest kasutatakse, on juba kaasa toonud mitmeid tõsiseid tervisehäired noortel, mis viinud lausa haiglavoodisse. Tegemist on nendel juhtudel kanepiõli sisaldavate e-sigarettidega. Kui rahva seas on levinud see, et kanep võib-olla ei ole nii ohtlik aine, siis need kaasused praegu näitavad meile selgelt, et kanepi tarvitamine võib lõppeda väga raskelt ja väga eluohtlikult isegi. Et ka siin, et ületoos, raske tagajärjega ületoos oli üsna kerge tegelikult ju tulema. Nii et e-sigaretid laste käes ja veel enam, et me ei teagi, mis seal sees täpselt üldse on, siis need on need tagajärg praegu. Kus konkreetsed tooted Eestisse sattusid, pole teada. Noorte puhul, nagu juba on vihjatud, leidlikkus suur ning teatakse kohti, kust neid leida ja tellida. Üks asi on füüsiline käeskätte müük, teine asi on postimüük, ehk siis tehakse postimüük erinevat veebisaitidelt, kes ongi selgelt orienteeritud nendele liikmesriikidele, kus võib-olla seadusandlikud piirangud on rangemad kui teistes riikides. Ehk siis ongi sihitud tarbijad ja kolmas ongi kogu see sotsiaalvõrgustik, kus inimesena öeldes kogu see e-sigareti müük on avanud selge Pandora laeka. E-sigaret on üks toode, mida sealt kätte võimalik saada. Me räägime erinevate uimastitest, külmrelvadest, mis iganes tooted nendes kanalites on kätte saadavad. Kanepitoodete puhul on oluline järgmine fakt, et paljudes riikides on see legaliseeritud ning seda ka Euroopas. Alles arutas Soome parlament kanepi kasutamise lubamist, mis aga ei leidnud parlamendis poolehoidu.